Viimase konverentuli sündmusi vaadates tekkis küsimus, et mis on vahet Miami'l ja Orjakul. Mingit vahet ei ole, seal tulevad ka inimesed festivalile kopteriga. Tuleb öelda, et meil ongi mingisugune erakordselt hea aeg on praegu käsil. Mis päev ta on? Ta on neljapäev, kell on mingisugune kaugel tööajas, meil on aega istuda siin, mõnuleda, nagu Kaur Kender ütles tolede lause, et ajad on me nii hullud, et tuleb juua vanaks läinud veini, süüa juustu, mis on läinud allitama ja sõita autodega, mille pole katust. Selline jube aeg on meil parasjagu käes. Ja siis tekivadki sellised toreda pseudoküsimused, et mitte see, kus süüa saaks, vaid kas ikka mahetoit peaks olema ja kas piimal on ikka õige koorenumber seal peal ja kas naabrid on tülikad või ei ole, et 40-ndatel tõenäoliselt oleks tehtud seda arutlusfestivali natukene teises valguses ja teistel küsimustel. Aga siin me oleme ja tegelikult ei ole ju selle vastu kellegi mitte midagi. Lubage, ma tutvustan teile nüüd neid inimesi, õigemini annan neile endale selle toreda võimaluse. No siin on üks Hiiumaa mees ainult, see on siin. Oled Hiiumaa mees? Võta mikrofon. Võta mikrofon ja räägi, et ma saan aru sinu, jagage need kuidagi sõbralikult ära, neid on enam õige arv. Et sa oled vist rohkem Hiiumaa mees nüüd kui aasta-paar tagasi, et ma saan aru. Tervist, mina olen Margus Kastein ja ma olen oma teadlikkust, kogu oma elust siis enam kui pool ikkagi Hiiumaal elanud, sündinud ja kasvanud siin ja olen ettevõtja, olen töötanud erinevates ettevõtetes Eestis ja Lätis, olen praegu selline iseseisev vabakutseline, aga lisaks ettevõtja tegemistele löön kõvasti kaasa oma küla tegemistes, kogukonna tegemistes, arendame siin külaseltsi tegemisi, sadamat väikest ja muidu oleme seal Sõru otsas aktiivsed. Ja tõsi, viimased 2 suve on õnnestunud veeta Hiiumaal. Tagasi jälle viimased sellised pikad suved Hiiumaal jäid 90-ndate algusesse, aga nüüd on vahepeal tore võtta elus periood, kus on võimalik nautida seda varasemat head mälestust ja feelingut sellest saarest ja oma kodukohast. No kui ka natukene pateetiliselt küsida, kas su süda elab siin, siis sa ei mõtle vist väga pikalt? Ei, ma selle südame juurde nagu liiga sügavale ei lähe. On sul ikka selline organ või? On lööb ja on olemas, aga ma arvan, et teod räägivad südameest, et me oma perega ja ma ise ilmselt ei ole nädalavahetust või ei ole hetke, kus me siia ei tule, et see on nagu esimene eelistus ja siis kõik muu tuleb selle järel, nii et kui on võimalus, siis alati Hiiumaale. Ma olen pannud tähele, et see paatos ja Hiiumaa ei lähe tõepoolest kokku, siin on sellised konkreetsed inimesed, neil hakkab natukene piinlik sellise küsimuse peale, aga ülejäänutel väga palju nüüd Hiiumaaga pistmist ei ole, kuigi mingisugune väikene lugu seal kuskil on. Rea, kui ma vaatan sulle otsa, siis kui palju, kui vähe? Mikrofon ei tööta. No. Minul on ikka natuke on ikka isiklik lugu küll, et ma ei tea mitu protsenti, aga minu mehest pool, 50% on hiidlane. Pool mehest? Pool minu mehest, kui protsentideks jagada, et see tähendab seda, et me oleme ikka Salinõmme küles kinni, kõik teavad, kus see on. Nii et üsna sageli sealkandis käinud. Nii et... Sest 50% on kandunud midagi üle ka abikaasale? No, eks me kõik bioloogiat tunneme kindlasti. Et ju ikka. Kui kaua elada, siis juhtuvad ka need asjad. Väga hea, Salinõmme imekaunis koht. Aga üldiselt minu enda, miks ma siin istun või mis minu niisugused kired või teemad on kindlasti selline mahe maailmavaade või ökoloogiline maailmavaade, puhas loodus ja kui ennem siin Urve Tiidus ütles, et selline inimlik kontakt ja sellise erisuse unikaalsus ja kõik sellised toredad märksõnad. Olen ka Eesti Mesinike Liidu juhatuse esinaine ja Ökoriik Eesti üks eestvedajatest ja tegelikult teen teadustööd ka selles vallas, nii et ma arvan sellest piisab. No tööd on selles valdkonnas olnud, see mis mesilastega siin juhtus mõni aeg tagasi, seda teab terve Eesti ja olen ka kuulanud mõningaid raadiosaateid, kus seda suurt muret selle Eesti pärast tuleb ikka välja kohe kapaga. Jah, seda küll, et mesilased on üks õudselt pisike rahvas, aga nende pealt näeb väga hästi, mis toimub meie keskkonnaga, meie tervisega ka. Asi selge, Raivo ka Hiiumaaga oma seos, aga see jääb ka kaugele siis, kui veel Alli Abet ei olnud. Tere, mina olen Raivo ja mul on tegelikult peale selle seose, et ma olen tõesti siin aastaid ja aastaid suviti olnud Vene ajal õpilasmalevas, üliõpilasmalevas, siis minu naise otsene sellised juured tulevad ka siia välja. Samamoodi tema esivanemad olid kuulsad laevaehitajad siin, kui te nüüd aitaksite selle nimega, kes esimesena avas Hiiumaa
ja mandrivahelise laevaliini ja hiljem ka Saaremaal. Sergod. Just nimelt Sergod, nii et otse nende nii-öelda järeltulija kolmandat põlve, nii et ja ma peaks ütlema, et kuna minu liikumised on natukene vabamad, siis ma ei ole vist peale õpilas- ja üliõpilasmaleva aega nii palju Hiiumaal käinud, kui ma olen see suvi viimaste paari nädalate jooksul käinud, sellepärast et teekond viib ka Saaremaale ja sealt on hea lõunat tulla sööma siia. Ma saan aru, et see märk, mille siis siia maha oled jätnud, ongi need koledad kolhoosihooned seal Emastes ja Männamaal või? Emmastes ja Nurstes ja... Sina ehitasidki need või? Ja. No sa tohid vabandust paluma, ma saan aru. Osad nendest kindlasti, jah. Kas mõnelde Telliskivile nimega sisse kuskile kratsisid või? Jah, no neid tehti vist tookord küll, nii et... Oh, jumal, mis kõik välja tuleb. Ülo, ei Hiiumaa, ei Saaremaa mees, kuigi Saaremaaga osatakse rohkem siduda. Tervist. Et mina olen nüüd eelnevates täiesti puhas leht. Mul ei ole mitte mingit sidet Hiiumaaga. Ma võin lugeda näppudel kordasid, palju ma siin käinud olen. Ja teie rahustuseks mul ei ole mitte mingit sidet ka Saaremaaga. Ma käin seal ainult tööl. Nii et see tuleks kohe klaariks saada. Aga ma olen Saaremaal tööl käinud juba 4. aastat ja võib-olla, miks mind ka siia täna kutsuti, on see, et 2 aastat tagasi ma puht majanduslikest teemadest lähtuvalt ütlesin, et Hiiumaa võiks saada mahesaareks, sest me toome täna siit piima ja me toome 2 tavapiima ja toome mahepiima. Õnneks mahepiim on kasvav ja meil oleks ilgama mugav seda nagu toimetada, aga see selleks lihtsalt kaugemale mõeldes ja rääkides ka 2 eelneva põllumajandusministriga oleme jõudnud sinnani, et tegelikult oleks ka riigile seda vaja ka kuvandi mõttes, et võib-olla ma ruttan ette, aga me kindlasti räägime sillast ja kindlasti oleks vajalik ka sild Hiiumaa ja Saaremaa vahel. Ma hiljem põhjendan, mul on kõik matemaatika selge. Ülo, jääme selle piima juurde korraks. Ma saan aru, et tegelikult on ju väga vähe puudu siin Hiiumaal, et kogu saar oleks vähemalt piima küsimuses mahemajanduslik. Üks ettevõtja või palju seal oli tee peal? See on, ma ei tea, piimatootjaid, kes täna siin on, ei ole, sest aeg on selline, et põllumehed on põllul. Üks põllumees Sulev Mato nimeline, kes on Hiiumaal meil kõige suurem põllumees ja tema täna ei ole mahe. Ma olen Sulevi juures käinud nüüd 3 kevadel ja alati väravas hüvasti jättes ütleb ta, et ma mõtlen, ma räägin naisega ja eelviimane kord ta helistas praamilt tagasi tulles, et ma ikka mõtlesin, et ma lähen ka mahedaks. Pani selle vana plaadi lihtsalt peale, aga tegelikult... Ei, ta... No mõtles välja siis või on hästi palju ülemineku aega, et me ei saa niimoodi, et homme läheme. Aga kui Sulev Mato ettevõte läheb mahedaks, siis andke andeks tava põllumajandustootjad, mitte mahedad piimatootjad Hiiumaal. Midagi ei ole teha. No Rea, see on nüüd küll jutt, mis sulle väga meeldib. Ma kujutan ette, ma mäletan ühest raadiosaates sa tõid näite, kuidas isegi Hollandis on kõige suuremad ühiskonna või need ühistud on suutnud omavahel kokku leppida, et ei saasta enam, aitab küll. Kas see on see, kus mina nüüd võin püsti tõsta pikalt rääkida? Ei, see on see koht, kus me istume maha rahulikult, aga me ütlesime jah vastuseks, oli nii. See on hea teema küll, hää küll. Läheme selle silla juurde, siis need on 2 toredat utoopilist mõtet, sild ja viisa. Ma ei kujuta ette, kuidas kumbki neist oleks tänasel päeval rakendatav, seda enam, et Raivo, sa vist ütlesid ka millalgi ammu, et sa ei usu enam väga tõsimeeli, et sinu silmad isegi Saaremaa silda näevad, rääkimata sellest, et midagi Hiiumaale peaks kunagi tulema. Aga räägi ära, mis seisundis sa olid sel hetkel, kui sa Hiiumaa sellest hakkasid rääkima? See oli mingi unetu öö või oli paha olla või mis seal nagu need motiivid olid? No mitte midagi sellist, mida sa arvad olevat, vaid puht pragmaatilised tunded ja hetked olid need, sellepärast, et olles juba üle 10 aasta sõitnud praamiga iganädalaselt edasi-tagasi Hiiumaale ja Saaremaale tagasi, siis lõpuks see lihtsalt hakkab natukene selles mõttes närima seest, et ma kingin kellegile oma isiklikust elust, mis algab siin sünniga, lõpeb siin surmaga ja ma annan kogu aeg mingi väikse jupi ära, mis on umbes tund aega. Ja see ei ole aus, et see tund aega minu elust võetakse ära. No enne sa andsid Leedole, nüüd sa annad riigile, kas see pole parem tunne või? Ei, selles mõttes ma ei tee vahet, siin on see Leedo või on see riik, aga või see, kes korjab sealt seda raha, see on puhas äri ja kui mul oleks antud selline võimalus pidada praamindust, siis ma kindlasti oleks ka kaalunud ise seal kaasa lüüa, aga lihtsalt pragmaatiliselt ma ei ole nõus kinkima oma aega ära. Ja seetõttu seesama mõte nagu pikka pidi peas nagu
keerles ja lõpuks ta välja tuli eelmise aasta sügisel ja kui juba mõelda suurelt, siis miks mitte ka Hiiumaa. Ma saan aru, et sa võtsid juba endale nüüd kopteri, pärast seda on see mure nagu kadunud ju. No tõsi see on jah, et mind see sild ei puuduta otse, nagu ma ütlesin, et ma käin Saaremaalt Hiiumaal lõunat söömas, kui on vaja ja see absoluutselt ei kõiguta, kas sild on või praamid käivad, aga kui me mõtleme nagu natukene Eesti eest ja inimeste eest ja see, et tegelikkuses hoopiski kõige kallim variant, mis on praami variant, on valitud nii Saaremaale kui Hiiumaale ja mida Hiiumaale üldse annaks kõige rohkem ära teha, mida minimaalselt peaks tegema, on see, et tänagi hommikul lendasin üle siit Paslepa kandist tuled Vormsi peale, siis seal on selline väike tillukene laiuke, mille nimi on Sigasaar, Seasaar. Ja see on ainult 1,5 kilomeetrit tammi ehitada, et Hiiumaa rahvas saaks minimaalselt Vormsilt tulla üle, kus ei sega teda seesama Rukkikanal seal ja need kudevad kalakesed, kellega pärast siis nagu seesama mahepiim, millest siin jutt on, läheb ka lõpuks hapuks selleks, et ta ei jõua sinna kui vaja. Raivo, sa räägid väga enesekindlalt kõigi hiidlaste ees, seal samas kõrval räägiti just, et Hiiumaa võiks olla täpselt see koht, kuhu kõik maailma introverdid kokku tuua, kes tõenäoliselt elavad selle sõidu nagu suhteliselt suure mõnuga üle, teades, et selle kannatuse eest ootab neid palju üksildasem koht, kui oleks Sillaga koht. Ja muidugi introvertidel on see hea koht istuda siin samas võsas kuskil ja mõnusat see on väike pilge või? Aega veeta, eks, aga osad inimesed tahavad süüa ka ja Selver ei täida ennast ise kahjuks, eks. Või külapood ei täida ennast ise ja mahepiim ei jõua mandrile, kui see laev seal ei liigu. Nii et olgem pragmaatiliselt, Hiiumaa rahvaarv on juba niigi väike, 10 000 inimest ja kuskil on see piir, kus enam siia ei tule ei tootmine, ei kauplus, ei turism, sellepärast, et siia ei pääse lihtsalt ligi, eks. Ülo, ettevõtja mõtlemisega mees, kui kallis on praegu pidada siin Saaremaal või tähendab Saare peal siis jah, mingisugust kaubandust, ma olen kuulnud, Keina Konsum tahab siin hakata väga suurt uut poodi ehitama tee äärde, pole nagu häda midagi. Ei ütlen ausalt, et ma oma tänase kolleegiga ei ole absoluutselt Saare vahelise sillaga nõus, absoluutselt mitte. Ainult sellega ma olen nõus, et ta on Eestis teema avanud, aga vajadust kui sellist, siin räägib ettevõtja, meil on 100 töötajat, minule kui ettevõtjale ma pigem võidan, kui Saaremaa vahel ei ole püsiühendustega silda. 4 aasta jooksul on 1 päev olnud pool päeva, kui praam pole käinud. Aga mida ma tahan öelda teile, hiidlased, enamu märksõnu on siin turism ja turist, aga kui palju on neid Saaremaal, kui palju on Hiiumaal? Turistile on vaja silda, ma olen käinud Saaremaal turistina 25 aastat, mul on vaja silda ainult tagasisõiduks. Siia tulek on puhas emotsioon, praam, kõik on lahe. Ühesuunaline sild on siis lahendus või? Olengi mõelnud seda, et kui me teeme Saaremaa Hiiumaa vahele silla Soelast 3,4 kilomeetrit, arvutasin välja hiidlane, kes elab pealinnas, Hiiumaa pealinnas, Tallinna sõiduga 80 kilomeetrit tuleb teil otsa lisaks, aga kust me nagu hakkan, räägime nagu reaalsetest asjadest. Meil on Eesti riik, meil ei ole Tallinn-Tartust 4-realist, meil ei ole Pärnust. See sild Saaremaa ja mandri vahel on 500 miljonit, vist oli see hind. Ma olen ka kuulnud, et see isegi, no ma ei oska öelda, et isegi uuringuteks vist pole nagu mindud. See 3 kilomeetrin jupp, tõsi, võiks olla ühesuunaline. Me sõidame suvel maanteete peale, kus on teeremondid, seal on punane, seal on valge foor. Öösel ei ole siin 4-realist silda vaja. Üle fooriga sõites ühesuunaline saame selle silla kätte, ma ei oska öelda, kindlasti odavam. Fantastiline mõte, see meenutas mulle Maardut, kus on üks tore surnuaed, kuhu läheb ainult üks tee ja selle ees on vahva liiklusmärk, see on ühesuunaline tee. Et kas maailmas on keegi midagi sellist rakendanud kunagi? See toob kõik Saaremaa turistid suvel Hiiumaale, kõik. Aga miks te, härrad, daamid, olete üldse nii veendunud, et Tiidlan üldse ootab mingisuguse turiste? Paite tähele, mis siin Ruhnuga vahepeal oli, eks ole? Ruhnus laev ei käinud, inimesed olid hädas, aga mille pärast nad olid hädas? Nad arvutasid kokku, kui suures summast nad ilma jäid. Aga nendest inimestest oli jumala savi neil. Palju neil tulemata raha oleks vaja, tahaks elada siin. Kas keegi tugineb siin üldse sellele, et Hiiumaa ootab väga turiste? See toob mulle meelde sellise väga hea näite, et
et osadel, kellel on, siis nemad ei taha ära anda ja need, kellel ei ole, siis nemad ei taha saada ka. Ja see on lihtne näide näiteks Muhumaa või siis Virtsu poole pealt, kus Virtsu on suhteliselt vastu sellele, et sild tuleb, aga mitte sellepärast, et sild on midagi kole ja rikub loodust ja mida iganes, kõik see jant sinna taha, vaid sellepärast, et inimesed ei käi enam poes seal, kui nad praami peale lähevad. See tähendab, et raha jääb tulemata. Vastupidiselt Muhu saarel on väga suur vastuseis ja nemad ei taha näha, nagu Ivo Linna ütles, seda ritsikaparve, kes tuleb maha, kihutab 200 kilti tunnis ja siis ostavad liivapoe tühjaks ja siis panevad edasi, eks. Ja samal ajal huvitav. Liivale ehitati uus pood ja rääkides valla inimestega öeldakse, et meil tahetakse siia teist poodi ka juba ehitama hakata, eks. Et kus kohast see rahkene küll tuleb? Kas mitte äkki need samad ritsikaparv teile ei too, kes muide silla puhul sõidaks 1 auto minutis, sealt mööda ei ole ritsiklusest ega 200 kilomeetri juttugi, eks. Kasu on Ivo Linnal nendest ritsikatest? No Ivo Linnal ilmselt otseselt kasu ei ole, kui ta poest mingit tulu ei saa või selle omanik ei ole, aga tema kasu on see, et need samad turistid, kes lähevad Saaremaale, Muhumaa peaks nad enne kinni püüdma, siis võtab Saaremaa nad ära ja lõpuks Hiiumaa ka proovib sealt saada midagi, kui sinna vahele see 2 kilomeetrit muide see otsejoones, see ülesõiteks. Et küllap Ivo Linna on ka rahul, kui tema ümber inimesed on nagu rahul, on ju, eks? Ma arvan, et Ivo Linna on täpselt selline tegelane, kes läheb sinna saarele inimestelt olema korrakski. Võib-olla, jah. Saan aru, et see empaatia ei ole nagu esimene teema, kui ikkagi on ärimees, siis tal on ikka Excel ees, tema arvutab välja ja Ivo Linna ja mõned teised, need ei ole nagu nii olulised selles küsimuses. Aga Muhumaa rahvas võiks ju võtta selle Muhu tammi, mis läheb Saaremaale, et meil ei ole seda ka ju vaja. Kui poodi on vaja, küll Orissaarde saab, paadiga saab, eks, ja mis seal ikka. Aga kõik võtavad seda nii loomulikult, see on ju nii loomulik, et me saame sealt üle sõita. Mitte, no, et mis sillast te räägite, aga see on nii loomulik, eks. Aga võtame selle ka kurat maha. Rea, sild. Ma tegelikult tahaks nagu pöörata selle jutu hoopis nagu teist nurka pidi, eks ole, et mitte vaielda see 50-50 sild või viisa. Ühesuunalise silla pööramine teise nurka on lihtsalt teine sõidusuund. Hästi põnev on see kusjuures. Et et kui rääkida innovatsioonist, et innovatsioon mõtteviisis ongi ju hoopis täiesti teistsuguste nurkadelt asjade vaatamine ja kui rääkida jätkusuutlikkusest, mis mul see lemmiksõna siin on, et see püüab ikkagi otsida niisugust tasakaalu või mingit niisugust mõnes mõttes võib-olla kuldset keskteed ka. Ja selle jutu käigus mul tuli hoopis meelde selline asi, et turism käis siin läbi, et kas sild või mitte sild ja avatus või suletus, et tegelikult sageli nagu paistab sellistest vestlustest nagu niisugune kõva vastandumine ja raske on siit edasi minna. Et ma toon kohe siia ühe paralleeli, sageli vastandatakse ka globalismi ja et seda lokaalsust, et võib-olla tasuks mõelda nagu sellise mõtte peale, et globalismil on väärtust ainult siis, kui ta panustab süvenevasse lokaalsusesse, ehk tegelikult kõik selle valdkonna teadlased rõhutavad, et meie ilm, meie tervis, meie keskkonna tervis saab paremaks siis, kui me suudame õigemini luua elujõuliseid väikeseid kogukondi, kes armastavad oma maad, armastavad oma kodupaika, vabandust, et selline väikene ma pistan siia sõna. Kohe vahele, seepärast, et see täiesti puutub asjasse praegu Kihnu saarel, mida praegu tehakse. Kihnu saarel on mingisugused Tartu Ülikooli õppejõud, kes õpetavad turundama neid mutikesi seal Kihnu saare peal. Kas see on nüüd see normaalne globalismi ilming? Ma jätaks selle võib-olla isegi nagu natuke... Miks me selle jätame siia? Mis see on see globalism, lokaalsus, see hea vorm? Kohe ma võiks siis selgitada, kui see vajab selgitamist. Et me kindlasti peaksime olema ühes mõttes avatud ju, et uurima ja teada saama, mis maailmas tarka ja head ja milliseid huvitavaid praktikaid ja mida teadus meile räägib või mida uued algatused räägivad. Me räägime internetis praegu. Näiteks. Aga sellest kõigest ei ole kasu, kui me kaotame sideme enda oma kodupaigaga, kui me muutume selleks tirtsuparveks, eks ole, ise ka, et kus me räägime lõpuks ainult sellest, milline infra kuskil on ja peaasi, et see infra oleks hästi tore ja hea ja siis läheb elu heaks ja unustame selle inimliku mõõte ja keskkonna mõõtme sealt kuidagi natukene kõrvale, et mõlemaid asju peab arvestama ja tegelikult kogu selle teemade puntra juures küsima, et mida tahab tegelikult kohalik inimene, sest
kui Hiiumaa näite juurde tagasi tulla, siis no jällegi ei tahaks üldse seda tuugenite teemat siia sisse tõsta, aga küsimus sellest, kuidas üks saar suudab nii ühemeelsena mingi teema, kas vastu või poolt, vahet ei ole. No see on nüüd illusioon, mis sinna paistab sinna, et see nüüd üksmeelne lugu on, ei ole. Ma olen suurem osa ajast teisel pool vett ka, aga lihtsalt see, et minu arvates on kõige tähtsam ja määravam see, mida kohalik inimene tahab. Ja kui tema käest küsida, mida tema tahab, siis väga sageli on ju vastuseks, et ma tahangi, et mul oleks hea elada, et mul oleks puhas keskkond, et mul siin mingeid vapustusi ei juhtuks, eks ole. Võib-olla see sama Ivo Linna näide, eks ole, et ma ei taha neid tirtsuda parvi ja nii edasi. Aga ma olen ühte asja tähele pannud küll, et turism millegi pärast lokkab kõige nagu paremas selle sõna mõttes ikka seal, kus kohapealsetel inimestel on hea elada. Sest turist tuleb ka sinna, kui ta näeb, et see kohapealne inimene on suure armastusega oma keskkonda hoidnud, hooldanud, ilusaks teinud, siis see kuidagi nagu magnetina tõmbab. Aga kui me nagu selle põhjus või tagajärje või selle eesmärk ja vahendi ära vahetame, et siis võib minna selliseks kommertsiks või nagu sa ütled, lähme Kihnu saarele turundamist õpetama. No me teame ju väga hästi, et on olemas ka teist laadi turismiliike ja need on šokiturism ja mis kõik veel, millest Ida-Virumaa elab, kuigi nad ei taha seda väga tunnistada. Aga jääme nende liikide juures ka praegu sinna. Margus, on sul lihtsam vaadata ettevõtjana või hiidlasena sellele sillale, mis võiks just siia tulla, jätame see Saaremaa silla praegu sinna paika? No ma ei tea, see mikrofon, töötab jah. Ma mõtlesin siia tulles, proovisin nagu skaalal sild või mitte sild ennast nagu asetada, aga ma proovin sellele vastata, kuhu ma siis ennast paigutasin selle nurga alt, et tegelikult räägime Hiiumaa mõistes ligipääsetavusest ja vabadusest liikuda siis, kui seda vaja on või siis, kui ma tahan. Me mäletame, mõned meist vähemalt mäletavad aega, kui metsa järgi pidi seal Eltermaa sadamas selle A4 peal, paberi peal jooksma ja kuulama tähelepanelikult, et kuidas su autonumbrit hüüti, võib-olla hüüti valesti ja siis vedas said peale praamile ja siis kui ei vedanud, siis ootasid 6 tundi ja siis läksid ajad edasi, tulid paremad praamid ja siis 6 tunni osa ootasid 3 tundi ja siis ja me oleme hiidlastena harjunud kannatama ja planeerime oma tegevusi niiviisi, et me alati ei saa üle siis, kui me tahame või alati me ei saa liikuda sinna, kui me tahame. Tänapäeva ühiskonnas teistpidi kõik teed on ju lahti, lennukiga lendad täna sinna punkti, kuhu sa tahad ja saad seda küllalt kiirelt teha ja ka Hiiumaale pääseb täna oluliselt paremini kui 30 aastat tagasi, aga ma arvan, et see ei ole piisav. Ma arvan, et esimene selline suur küsimus on see, et kas me tahame Hiiumaad muuta ligipääsetavamaks ja mida me sellest võidame. Mina arvan, et Hiiumaal ei ole luksust, Hiiumaal ei ole võimalik privilegeeritult, isoleeritult elada ja meil ei ole võimalust ega luksust öelda, et me hoiame seda siin enda jaoks ja me siin seda ei jaga. Ehk siis minu meelest selline elementaarne ootus ja soov tänapäeval on see, et sa pääsed liikuma. Ja kas selleks on sild, kas selleks on praam, lennuk, tegelikult ei ole väga suurt vahet. Silla juurde kohe natukese aja pärast tulen. Ehk siis küsimus on avatus või suletus, ära tahta teha midagi või mitte teha. Ma ei hakka siin laskuma nendesse praamiliikluse probleemidesse, meil on täna ju hästi, kõik praamid on ilusti. Mul on põhimõtteline küsimus sulle, sa tegelikult ju räägib mugavusest. Jaa, see on normaalne ootus. Aga kas on mugavus ainuvõimalik ja normaalne ootus? Vaata, mis maailmas toimunud on, Rea võib siin kindlasti tuua toredaid ridamisi näiteid, mida on teinud mugavus väga paljude ilusate paradiisidega. Ma ei tea, mida nad teinud on, aga ma vaatan numbritele otsa, siis Hiiumaa on täna Eesti kõige vaesem maakond, ma julgen arvata. Vist keskmiste numbrid võib-olla mitte kõige vaesem, tagant kindlasti 5 seas. Hiiumaa annab Eesti kogu toodangust vist alla 1% ja on kõige viimasel kohal. Aga siin ongi vähe inimesi, kas me saame ka Kihnud... Aga ma arvan, et see on eesmärgi küsimus, et võib-olla see on okei, aga teistpidi ma arvan, et Hiiumaa inimesed ei ela hästi võrreldes teiste maakondade inimestega. Isegi kui nad on võib-olla oma mõnusas toredas keskkonnas, siis kokkuvõttes me elatustase ei ole kõige parem. Ma arvan, et see on ka seotud natuke selle mugavuse küsimusega, et väga palju teevad tegelikult vähetasustatud tööd või üldse tööd ja nii edasi. See on nagu laiem küsimus. Ehk siis ma jälle tulen sinna juurde, et kas olla avatud või suletud. Ja ma arvan, et avatud olla on parem
ja kui ma veel ühe korra veel ütlen, et Eestis elab ainult 1,3 miljonit inimest, et meil ei ole tegelikult väga palju ennast kellegi eest kaitsta. Ma tahan, et sa ära kõikide nende 1,3 miljoni eest. Mis on väga olulised väljaütlemised, kuidas muutub hiidlase elu paremaks, kui meil on sild? No kuidas tema igapäeva elu muutub paremaks, tema rikkus hakkab kasvama, raha tuleb rahakotti? Sild Kassari ja Hiiumaa vahel on muutnud Kassari elanike elu mugavamaks ja paremaks. Sild Muhu ja Saaremaa vahel on muutnud tõenäoliselt selle mugavamaks ja paremaks. Kuidas mõjutab sild Muhumaa ja Mandri vahel Hiiumaa elu? Mul on raske öelda, see sõltub sellest, et kas sealt Saaremaalt saab kergelt Hiiumaale või mitte. Ma arvan, täna kindlasti see ei aita mitte kuidagi, kui see sild seal on. Aga kui siis, kas ma saan aru, küsimus on selles, et kui ehitatakse sild Mandri ja Hiiumaa vahel, et kuidas see nagu mõjutaks või? Niikuinii ei ehitata kummagi pidi lõpuks, aga vahet pole, kui see sild hakkab tooma, siis ilmselt natukene sarnased asjad, eks ole, siin hakkavad juhtuma. Ma toon siia mängu veel selle, et näiteks Vormsi elanike arv on kasvanud viimasel ajal. Ja ma arvan, et mitte selle pärast. Ja Vormsi elanike arv oli lihtsalt nii väike, et igale inimesele pane üks juurde kasvab kordades. Ei ole, see on Ruhnu, millest sa räägid praegu. Seal oli muidu 20% juurde kasv mõne aasta tagusest, aga sellest ei tasu tõesti lasta ennast. See pigem läheb kokku selle sama rea jutuga enne, kus on nagu inimestel hea olla. Seal nad tegelikult tõmbavad ka ligi kõikvõimalikke inimesi. Kuidas nüüd selle mugavuse ja selle seosega on? Ja see on tegelikult hästi ja mul siin eelkõnelejad kuulates tekkis ka hästi palju huvitavaid märksõnu, mis tuli siit see piiride teema ja kõik nii edasi. Et oma eelmist sõnavõttu lihtsalt meelde tuletades, et minu arvates on ikkagi selliste suurte vaidlusaluste küsimuste puhul on ikkagi see, et kõige targem on kohapealne rahvas, mida tema tahab, nii on ja jutt lõppenud. Aga tegelikult niisugune naljakas võib-olla remark, et minu arust hiidlased on üldse natukene nagu sellised filosoofid just tänu sellele, et nad ongi natukene ka mere taga. Ja kuidagi, kas ma ei tea, see meretagune asi on neid põlvkondade kaupa kuidagi kujundanud või minu suhted ka päris mitmete hiidlastega. Meil on praami järjekorras olnud nii palju aega rääkida elust ja asjadest. Ja mitte ainult praami järjekorras, vaid ka siis, oi, täna praamiline, ma ei jõua koosolekule. Ja elu kulgeb nagu lill ja mitte midagi ei juhtu. Ja kui selline asi kuidagi nagu inimestel istub veres, siis see loob sellise huvitava, täiesti teistsuguse inimtõu, vabandust, kui ma nii ütlen, mida kuskil mujal nagu hästi oleks. Nii et selles mõttes see on nagu üks väärtus. Aga mis sa räägid mugavusest ja siis, no ma usun, seda on kõik tähele pannud, et kui me räägime tehnoloogia arengust, millest ennem oli ka juttu olnud, siis lõviosa tehnoloogia arengust tänapäeval ei keskendu mitte inimese tervise ja looduse tervise ja üldise sellise heaolu suurendamiseks, vaid keskendub mugavuse ja meelelahutuse peale. Nii et lihtsalt see märksõna, see, nagu teie sõnavõttu väga või sinu sõnavõttu väga ei puudutanud võib-olla niimoodi, aga lihtsalt pani mõtlema, et alati kõike mugavuse ja meelelahutusega põhjendada võib väga nagu sohumeid vedada, et tegelikult nagu need pragmaatilised argumendid on ka olulised, aga samas jällegi hiidlane peab saama ju ka seda teenust, mida ülejäänud Eesti saab kiiresti. Talvel iga 5 tunni tagant mandrile. Pole üldse probleem, iga 5 tunni tagant saab. No inimese kohta on saanud Hiiumaa ikka erakordselt palju aga raha. Aga äkki on mingi veel uuem tehnoloogiline lahendus, mis välistab nii viisa kui silla. Aga hea, Ülo, kindlasti mõtteid, aga ma tõesti mugavuse teemal nagu, et kas see on mingisugune lõks, mille sisu me tegelikult ei pruugi näha? See on täpselt see, et mulle meeldib olla hästi konkreetne, täpne ja ongi konkreetne, et ma ikka tuleks sinna tagasi. 4 praami, võtame Heltemaa vaatis praami ära, 4 praami Kuivastu Virtsu vahele. Praam väljub iga 15 minuti tagant. Kui hiidlane tuleb üle silla, 2-kilomeetrise silla, siis ta ei saa isegi turvavööd lahti teha, ta sõidab juba peale. Me ei mäleta, mis asi on Rukki kanal. Võtame riigi seisukohalt. Me teame kõik, et riigil ei ole nii palju raha, et ehitada sild sinna, tänna ja olla iga kogukonnaga rahul. Me teame, mis tähendab viimasel kogukond. Me teame, mis oli kogukonna tulemus tselluloisi tehas, me teame, mis tuleb kogukonna tulemus kanala tehas. Meil Eestis ei tekigi lõpuks neid suuri projekte, et andke mulle andeks, aga kogukonna mõiste on minu jaoks mitte see, kes te siin istute, aga see on läbi lõige 3 kogukonnast. 0 kuni 25, 25 kuni 50 ja 50 kuni 75. Need 3 sektorid mõtlevad kõik hoopis eri suundades. Ja tulles tagasi riigi juurde, siis arvutuslik käik. Ma sõidan selle Saaremaa praami peal, ma loen, see on 30% hõivatud, välja arvatud suvi. Ma ei ole Hiiumaal sõitud, ma arvan, see on veel vähem.
et see on tegelikult raiskamine ja raiskame selle ühe praami raha siia ja uskuge mind, see vabadus ja see elu tuleb siia, ma näen, mis Saaremaal toimub. Selle 10 autose praamiga ei tule ükski turist, on ju, palju ta päevas tuleb. 30 autot tuleb sealt siia, no mis turismi te arendate 30 autoga? Kui siin on sild, siis need 100 kõik tulevad siia. Uskuge, 100 tulevad siia, jätavad siia raha, loovad teile kohvikuid ja lõpuks on kõik rahul ja sõidavad 15 minutit maksimaalselt ooteaega, sõidavad Virtsu. Ja need, kes ei tule, need tulevad silda vaatama, see on ka ju tore. Ongi tore, eriti kui on kõva laine ja sild on kinni. Aga olgem nüüd pragmaatilised, et sul on väga õiged ja head mõtted, ma olen nõus kõigega, kuidas turist siia jõuab. Aga see, et praam on niivõrd väga hea asi, eks, mida sa ütled, ja paneme alt tillukese, tammikese ja silla siia vahele, sellest piisab, siis praami variant püsiühendustest on kõige kallim, ta on isegi kallim kui tunneli ehitamine. Ja mitte keegi ei adu seda, et see on riigile kõige kallim variant. Kogu praami järelteenindus, kogu jää lõhkumine, kõikide sadamate ülehoidmine, kus kohas sadamad saavad oma kasumi, eriti Virtsu ja Kuivastu. Samamoodi sinu praami pileti rahasteks, amortisatsioonid sinna otsa. Ja kui sa ütled, et riigil ei ole raha, et ehitada silda, siis ma olen nõus. Aga missugune oli meie variant? Meie variant oli see, et anna see PPP projektiks riik. Ja eraettevõtjad ehitavad selle valmis ja praamipileti hind võrreldes silla hinnaga tuleb veel, vastupidi, siis silla hind tuleb veel odavam, kui tuleb praamipileti. Aga pilet on 45 rütsi. 40 rütsi pilet. Ma ütlen sulle veel kord kõva häälega välja, eks, et kui sild avataks täna või hea küll järgmine aasta või siis aastal 20, siis oleks selle hind 18 eurot üks ots. Ja see on sõltumata inimeste arvust. Te olete viiekesi autos, te maksate ikka 18 eurot. Eks. Kui praegu te maksate viiekesi 23 eurot, eks pluss auto. Nii et ärgem visakem lihtsalt mingeid numbreid, et 45 rutsi või 100 eurot või 10 eurot, vaid toetugeme ikkagi arvutustele ja loomulikult need arvutused sisaldavad ka natukene ebamäärasusi või mida me ei tea ette. Aga point on lihtsalt selles, et riik peab kõige kallimat ühendust praegult ja selleks tal loomulikult ei ole raha, et ehitada sildasid. Ma oleme majandusnäitajate juures, see võib sama tulusaks aruteluks minna nagu metsateemal, kus üks räägib aiaaugust ja teine räägib milleski muust, eks ole, et see ei ole ka nagu mõistlik, aga ma tulen selle rea jutu juurde tagasi, et mis muidugi hagib selle tselluloosi tehasega ka ja Kivirähki selle väga ilusasti ju ütles kunagi välja. Vaata need kõige tähtsamad asjad elus, näiteks nagu tselluloosi tehas minu kodukõrvale, on ta siis kilomeeter või 2 sealt teemal, nende kõige olulisemate asjade puhul meid ei huvita tegelikult Excel ja argumendid. Et nagu tema kirjutas kenasti oma LP-s, kui ma naise võtsin, siis ma ei korraldanud talle testi, eks ole, et kas tal on need näited ja teised on korras, eks ju, siis liitsin pärast summeerisin tulemused ja sain teada, et tegu on ideaalse naisega. No ei olnud niimoodi, eks ole. 3 paremat pakkumist riigihankel on alati odavam võidab. Küll, eks ole, see on jah, see õnnetu lugu ja armastust ei mitte sõnaga, aga reade ilusti välja, et oluline võiks olla see, et kas see rahvas siin, kes on, tahab või ei taha seda silda, et unustaks nagu kõik need muud asjad ära, kas sellel rahval on õigus tahta seda? Loomulikult on neil õigus seda öelda, kas me tahame või ei taha ja kui ei taha, siis on kõik okei. Ja siis tegelikult ei tahaks ju mitte keegi ka kuulda seda, et miks praam ei käi. Miks Rukki kanal on süvendamata? Millal see praam viimati ei käinud? Alles kevadel oli päris pikalt ju, kui kanal oli jälle täis, hiljem selgus, et ta nii väga täis ei olnud ja siis olid seal kalamarjad veel, keda ei tohtinud puutuda. Tõesti huvitav, ma lähen kuhugi Võrumaale, nad teavad ka selle kevadel oli üks päev, kui nad ei sõitnud see laev, eks ole, või siis sõitis sinna, eks ole, Virtsusse nii edasi. Kui sa tahad mul konkreetset päeva, siis ma ütlen sulle pärast seda, kui küllap neid oli ka rohkem, eks ma lihtsalt mõtlen, kas see oli eluõnnetus. Kas see oli eluõnnetus, kui inimesed nüüd meenutavadki seda päeva, millal juhtus lõpuks midagi olulist nende elus? Nad said rääkida seal sadamas, mis nüüd saab? Mõelda elu üle natukene, et mis see siis on, kui ma ei lähe sinna? No mis siis on? Jaa, täpselt ei olegi midagi. Elu ei olegi ju Excel ju. Ma olen nõus loomulikult, kui silda ei taheta, siis silda ei ole vaja ja põhiline lõpuks saandub sellele, et kas sul on kõht täis või ei ole. Eks? Kui sul kõht täis ei ole, siis hakkad nurisema. Kui sul kõht on täis, siis sa ei nurise. Üla. Ma jõuks kaugemale veel, et sa ütlesid ise ka, et silla ehitus 20 aastat. Mina olen enam kui kindel, et 20 aasta pärast on Tallinna lennujaam suletud. Kui tuleb tunnel, siis 15 minutit sõita Helsingisse, kus läheb 100 lennukeid, on märksa mugavam. Ja kui me 20 aasta pärast mõtleme siin, siis Kuressaares on lennujaam, ma olen ka ettevõtjate liidu juhatuses, et siit sõita Kuressaare lennujaama on 30 minutit.
ja uskuge mind, et ka siit peavad hakkama lennukid lendama kaugemale ja sa oled ise ka öelnud, Raivo, et see on kõik tulevik, et mõtleme ennast 20 aastat edasi, jätame seal ühe põlvkonna vahele, et tõsivõtt, ma olen sinuga selles suhtes nõus, et 20 aastat mõttes on praam, tagurlik ja kuidagi peab liikuma, aga võib-olla liigub droonid, on ju, võib-olla sinusuguseid on siin pooled, on ju, et õhuliiklus suunatakse ainult. Mõtleme ka nagu selliselt natuke, et täna ja nüüd ja praegu 16 august on täna, mis on 20 aasta pärast. Selle peale ütleb kultuuriloolane Linnar Priimägi. Olid ka sellised mehed nagu Bismarck ja nii edasi ja mõtlesid, et ma teen sinna kasarmu. Arvutasid läbi, kui palju mul on vaja seda kasarmut ehitada, kui mitme korruseline, kuhu ta täpselt tuleb, nii edasi. Aga lõpuks, kus täna inimesed käivad, mis täna on see väärtus? Need on need samad Luari orulossid, need on need samad Baierimaa lossid, eks ju, kus käiakse, mis ehitati absoluutselt Exceli väliselt, lihtsalt kellegi jonni põhjal. Ehk siis äkki me oleme natuke väikestes asjades kinni. Ja. Ma tahtsingi vahele öelda, et võib-olla enne kui me selle praami tulevase sillapileti või mis iganes pileti hinna juurde lähme, et see mõte oli hästi hea, et tegelikult me peaks suutma mõelda kuidagi nagu oma enda strateegilist mõtlemist nagu hüpitada kuhugi 20 aasta peale ja vaadata, mis sealt vastu paistab, et võib-olla nagu läheb auru nagu siukse kiviaegse lahenduse peale tõesti, seda ju keegi ei tea, aga siit käis läbi ka nagu see siuke kehv näite, et kuulge, see hiidlased jõle vähe toodate. Vähe. Et nagu majanduskasv on kuidagi kehva, eks. Aga tegelikult, kui meil juba siin mahepiimast oli juttu ja sellest tõusvast trendist, et võib-olla annab seda hiidlaste eluolu upitada mitte nüüd selle ühe infrastruktuuri objektiga, vaid selle väga süsteemse ja tervikliku mõtteruumi avamisega, et mis siis, kui ongi päris mahesaar ja kui see tõmbabki ligi just, ma ei ütleks introverti, aga võib-olla siukest keskkonda, tervist hindavaid inimesi luueski siis seda ka majanduskasvu. Ja mahesaar on, olgem ausalt, hoopis midagi muud kui mugavus, eks ole. Ja see on unikaalne terves maailmas. Kõik otsivad tikutulega sellist näidet. Lõuna-Eestis on vaadatud, mis siis saab seejärel, kui sa asfalteerid ühe vana kruusatee ära, mis siis saab, kui sa renoveerid selle kooli. 3 asja tulevad, õigemini 2 asja juhtub. Kõigepealt kasvavad kiirusuletamised ja teiseks need inimesed kolivad seda kiiremini ära sealt. Ehk siis ma lõin infra, mille kaudu neil on pagana hea ära minna. Kas te tõesti arvate, et Hiiumaal ei või see ka niipidi mõjuda? Aga kas sa arvad, et sill või see praam hoiab ära inimeste äramineku? Võib-olla pidurdab seda natuke. Ja kuidas ta pidurdab? Kui ma tahan minna, siis ma lähen lõpuks seisan sinna sappa ja sõidan praamiga üle ja lähen ära. Hiiumaa elanike langus on peatunud. Ütleb vähemalt üks statistiline näitaja. Jah, Hiiumaa elanike langus on natukene aeglustamas, ütleme nii. No see ei ole päris täpne. Ja täpselt samamoodi on Saaremaa elanikkond, kes on viimased 30 aastat nagu 35 pealt tulnud 20 000 peale. Ja nüüd on see veidikene aeglustunud ja kui me siin räägime, et me oleme nagu kiviajas kinni, siis tõesti, et kui me vaatame nagu Euroopat, me käime seal ringi, me sõidame autodega, igal pool on sillad, igal pool on maanted, eks paned kaardi sisse, sõidad jälle läbi, lähed Taanist Rootsi, oled nagu... Ja ei saa arugi, millal sa oled Taanis, millal sa oled Belgias, millal sa oled Hollandis, kõik üks sama ühesugune tee. See ei ole mingi argument, sa lähed sinna, kuhu sa minema pead. Kellel on, kellel ei ole. Ja sa lähed sinna, kuhu sa lähed minema pead, eks olgu see Taanis või olgu see Rootsis, eks. Ma lähen oma arvates Rootsi, ei teagi, ma Rootsis olen. Me oleme ikka maheinimesed, et me ei saa mõelda nagu suurelt selleks, et me peame olema maheinimesed. Või meie just me peamegi mõtlema teistmoodi, et meil peab iga inimene saama aru, kust algab Hiiumaa. Mulle, vabandage väga, mulle meenub ühe ettevõtja ütlus selle kohta, et kui tavaline põllumees väetab päeval, siis mahepõllumees väetab öösel salaja ja see oli lihtsalt naljana öeldud siia juurde, aga ka see veel kord, see mahetoodang peab saama liikuma siit. Eks, ja olgu see liikumine siis läbi Saaremaa mandrile või olgu ta siit otse mandrile, see sama vabadus, millest Margus rääkis, vabadus ja see, et me pääseme liikuda, see on meie, võtame seda kui inimõigus, kui Vene ajal täpselt samamoodi, et me pidime küsima luba, kui me tahtsime kuhugile astuda või minna, eks. Tänapäeval me ei pea küsima luba, aga me peame seisma kuskil ja ootama midagi, selle asemel, et sõita. Hää küll, sild on midagi, mis ei ole kuigi uus ega ausalt öeldes ka liiga vaimukas, et kui tunnelit näiteks tahetakse ehitada, siis väga
suur osa inimestest ei ole vastu. Ja põhjus on väga lihtne, ta visuaalselt ei häiri. Kui oleks maa-alused tuulikud, siis töötaks ikka need suurepäraselt, et seal ei oleks mingit küsimust, eks ju, aga paraku ta segab silmapiiri. Järelikult on siin igavene vastuolu on sees, loomulikult on Hiiumaal väga palju inimesi, kellele ei meeldi need tuulikud, eriti need kinnistuomanikud, kes elavad seal üleval, eks üle seal Kõpu ja Tahkuna vahel, aga mõtleks hoopis teistpidi. Keeraks nüüd selle teise poole ette korraks ja see on see nii-öelda see viisa pool, eks. Me saame aru, et tänasel päeval, kui just Hiiumaa ei löö lahku Eesti Vabariigist, siis sellest tuleb vist midagi välja, et olgugi, et siin on kindral Selirand olemas, eks ole, aga ikkagi meie jõud jäävad natukene kuidagi pidi lahjaks ja me ei tule sellega vist toime. Aga kui mõtleks niimoodi, et üks võimalike turundusprintsiipe, mis tegelikult töötab väga hästi ja minu meelest just väikeste puhul, on see, et ma ei turunda ennast ja vastupidi teen võimalikult ebamugavaks sulle siia tuleku, võimalikult ebamugavaks ja sellel tänu saavutatakse mingisuguse mitte üldse väikese seltskonna huvi, et mitte öelda pöörane huvi selle piirkonna vastu. Rea, kuidas kõlab selline mõte, kui see näiteks oleks Hiiumaa, ärme räägi siis viisast, räägime mingisugustest meetmetest. Aga miks mitte viisa? Aga miks mitte tulevad hiidlased oma selle seltskonnaga kokku, nagu nad on mitu korda tulnud ja ütlevad, aga nüüd homsest on kuningriik. Ja veel huvitavam. Ja veel suurem turundusnipp. Kuule, Ratas on ju ka hiidlane ju see. No äkki valivad siis võib-olla või midagi. See on tehtav. Aga no see on niisugune nali naljaks, aga iseenesest ega turunduseks, aga ma kujutan ette, et Hiiumaal on siiski hea mis tahes süsteem, mis tahes mehhanism, mis võimaldaks selle rahval siin võimalikult palju ise otsustada, ise majandada, ise teha. Ja näiteks võiks ju küsida praegu rahvas, siin on eeldused, et enamus on hiidlased või Hiiumaaga seotud, et tõstke käsi, kes on silla poolt, 100%. Silla poolt, tehtagu homne päev. Väga huvitav. No selle mandri vahel, kes on selle poolt. Kuule, lausa 2 inimest saime kokku. Ja kes on kõhkvel ja tõenäoliselt mitte silla poolt? Palun tõsta käsi. Kes ei taha silda? Hurra, kõik. Et nüüd võiks rääkida sellest Mahesaarest siis edasi, et sillaga on ühel pool. Ma olen nõus. Et ma leian seda, et kes siin mahevaldkonnas töötavad või tegevad on, teavad väga hästi seda statistikat, numbreid ja graafikuid, väga ratsionaalseid, väga külmi kaalutlevaid argumente, mis näitavad, et tegelikult see mahetoodangu, maheeluviisi trend, kui üldse nii võib öelda, on ikkagi tõusuteel. Ja mis saaks olla loogilisemat ja paremat ühele suhteliselt kompaktsele ja mõnevõrra eraldatud kogukonnale, kui seesama turundusnipp siis appi võtta, tõmmata see plagu üles, aga meie olemegi mahesaar ja loosungist ainult on vähe, vaid kui see suund paika panna, hakata tasapisi ja igat oma otsust, igat oma teguviisi ja plaani selles samas valguses vaikselt kaaluma. Selline suur muudatus on loomulikult, see ei saa olla nagu nupuvajutus ja ainult loosungid, vaid selleks on ka täiesti toimivad isegi metoodikad, et kuidas selliseid suuri muutuseid teha. Et lihtsalt praegu ei jõua seda kõike rääkida, aga ma usun, et Hiiumaal oleks see mahesaare kuvand ja selles suunas oma arengu ja mõningase isoleerituse, ma rõhutan, mõningase isoleerituse demonstreerimine võib-olla üks maailma parim näide. Margus. Jaa, ma proovin nüüd kaasa mõelda, et miks me räägime sillast ja mahedast samas vestluses, aga ma saan aru, et see on lihtsalt üks võimalik Hiiumaa turundus, mingi strateegia või suund. Sama hästi sillaga seost, ma saan aru, otseselt ju ei ole. Aga ma olen tegutsev aktiivselt igapäevaselt maheettevõttes, juhin ühte tootjat, kes siis tegutseb selles segmendis ja tõepoolest see mahesegment purjetab reipalt ja ta purjetab oma trendi laineharjal, võib-olla see trend on isegi mitte laineharjal, vaid algusfaasis me seda saame näha, aga ma ütleksin teistpidi, et take it easy, et tuleb uus trend ja järgmine mahe on mingi muu asi, me seda lihtsalt veel ei tea. Ja mul on mahe teema suhtes väga soojad tunded, mul on seal isegi oma 6 lammast kodus, ja isal oli 300 lammast ja kõik need hektarid ja asjad, ma olen väga nagu sees, aga ma võtan seda siiski nagu nii hiidlasena kui ka ettevõtjana suht rahulikult. Et see on üks trend, mida tuleb kommertsialiseerida. Kindlasti ettevõtjana, võib-olla kogukonnana see kommertsialiseerimine ei ole esimene printsiip, et seal on nagu muud aspektid ja väärtused kindlasti selle asja juures ja tegelikult sügav lugupidamine kõikide mahetootjate vastu. Aga ma tulen tagasi selle silla juurde ja avatuse, see märksõna minu jaoks ikkagi avatus. Ja ma ennem ei saanud oma mõtet päris lõpuni öelda, minu meelest Hiiumaa on hästi suur ja tühi saar, täiesti tühi.
et minge sõitke päriselt mööda kui Hiiumaad. RMK jätkab, siis ongi varsti tühisaar. Mind see metsaraie muide üldse ei häiri, vastupidi, ma imestan, et miks seda varem tehtud pole, sellepärast et seal on ka mingi loogika taga. Aga mul on endal metsa, mul on paljudel sõpradel metsa, vets on vilets, seda vähe raiutud, et seda võiks rohkem raiuda. Aga ma provotseerin meelega natuke ka. Aga kui sa võtad nagu nüüd Hiiumaa, see 1000 ruutkilomeetrit siin elab, siis see 8500 paberi peal tegelikus elus, talvel võib-olla 6, võib-olla natuke rohkem, suvel, suvi on 2 kuud, eks ole. Et suvi võib-olla nagu lõpuni kirja ei lähe, arvesse ei lähe. Aga mõtiskleme korra nii, et aga äkki siin oleks suvel mitte 50 000 inimest, äkki oleks nagu 300 000 inimest. Ja kas mis väärtus siis sellest sünniks, mis siis juhtuks? Et mis juhtub Pärnuga sellel nädalavahetusel, kui seal on weekend? No mis seal ikka juhtub? Korra käib, on tegemist, Pärnu on ikka lahe ja Pärnu. Mis juhtub Gotlandiga, kui seal on suvi? On ikkagi nagu lahe ja tore. Aga et võib-olla nagu ei peaks kartma, kui inimesed tulevad. Ja võib-olla kohalikud ka suudavad ja mina seal hulgas suudame kohanduda ja suudame luua sellest mingit uut väärtust ja eripära ja võib-olla ka mahetootmist. Aga üks mõte mul oli veel, läks uitama, varsti tuleb tagasi. Ehk siis Eesti on 1,3 miljonit inimest. No kui palju need ikka siia Hiiumaale nüüd tulevad, isegi kui see sild on nagu lahti ja tasuta, siis no ikka ju ei käi iga päev Võrus või Pärnus, eks ole. Et võtame nagu rahulikult, tegutseme selle nimel süsteemselt ja strateegiliselt, kuidas oma saart avada, mõtleme sinna taha ka strateegia, mida siin pakkuda ja siis tegutseme selle nimel. Teeme ühe toreda weekendi ja riisume siis ühe nädala vahetuse pealt see raha kokku, millega elada järgmise weekendini. Kas see on see mõte? Ei ole. Mõte on nagu selles, et Pärnu on avatud ja seal on kõik okei. Saaremaa on avatud Äkki läbi Muumaa lõiklase, praamiliikluse ja see on okei. Ei ole seal ju Saaremaal ka midagi hullu. Ei upu seal rahvas sinna Sõrve-Sääri upu sellesse massi nagu ära. Kõik on okei. Kadakad on alles, puud kasvavad, inimesed on rahul. Margus, minu sõnum on selles, mõelge, kuidas seda avada, seda saart, kas paremate praamiühenduste, suuremate lennukitega. Ma muide täna hommikul tulin selle lennuki Kökatsiga, selle lennuki kohta ma tahtsin ka kiirelt öelda, et see kuremus lennuk on nii väike, et mitte keegi ei taha sellega tulla. Kõik kaeblevad, et lennuliiklus on väike ja mingisugune vingumine käib. Tegelikult tuleks siia panna mingi 100-kohaline lennuk ja öelda, et kurat, lennuk on suur. Teate seda 2 kingakauplast käisid Aafrikas ja üks tuli tagasi, ütles, et kellelgi ei ole kingi müüa, sest kõik jäävad paljajalu. Ja teine tuli tagasi, ütles, et kurat, kõik jäävad paljajalu. Ehk siis teeme suurema lennuki, teeme rohkem praame, teeme uue silla, ma ei tea, teeme nagu võimaluse siia tulla. Ja kuidas võidab sellest Villi külas X? Ei, kuidas mina sellest võidan, sest mina elan külas X ja mina olen Margus. Aga vaata natuke kaugemale äkki, jah? Mulle nagu, ja mu isale meeldib, kui tal käivad külalised, sa käisid ise meil paadiga seal sõitmas ja väga kihvt oli. Ja selle esimene ka viimane ja meile väga meeldiks, kui teid käiks rohkem. Kui saaks inimestega rääkida, kuuleks ka, mis mandril toimub. Testime korraks. Kuuleks. Hea publik, kes te siin olete, kellele meeldiks sellest seltskonnast mõte, et ühel nädalavahetusel aastas on Hiiumaal näiteks 300 000, paneme 200 000. Ei, ma ei ole nädalavahetusel, ma ütlesin, et suve jooksul. No ja küll suve jooksul 300 000 inimest. Kellele meeldib, andke käega märku, palun nüüd. Nii, väga hea. Pooled? Kahjuks nad ei jõua siia selleks, et nii palju praame ei käi. Räägime reaalsetest asjadest. See ongi see teema, millest ma räägin, et ma ütlen veel ära, et ma olen selle 1,5 tundi tulnud täna selleks siia, et mõelda kaasa, kuidas Hiiumaa tuua elu ja tuua raha. Ma arvan, et Hiiu valla valitsus iga kuu lõpus või järgmise kuu 10. kuupäeval vaatab, et kurat mõtteid on nii palju, arengukavasid on selliseid teisi, aga kurat laekumist ei ole. See on see küsimus ja ma tõesti olen natukene imestunud, et te nagu silla, mina ütlen teile ausalt, mõelge rahulikult see kodus läbi. Sild toob teile suvel see 10 000 päevas siia ja te loote siia 10 töökohti ja vallavalitsus saab lisaraha, et mõelda sotsiaalprogrammile, koolile, lasteaiale ja nii edasi. Väga kuldsed sõnad, nii et see on tõesti hea mõte, mida õhtul oma peas nagu veeretada ja nagu ma ka natukene varem ütlesin, et kõik lõpuks taandub sellele, kas teil on kõht täis ja kas teil on tööd või teil kõht on tühi ja tööd ei ole. Või siis lõpuks jõuame ikkagi selle Archimedese kuldreeglini välja, eks, et võidad jõus ja kaotad tee pikkusest. Väga hea, minu ülesanne ongi siin provotseerida, et natukene sarnased mõtlevad inimesed, vähemalt 3/4 saaksid kogu oma mahla välja tulla ja tuua, et mis on selle kõige poolt rea veel korraks ja siis ma olen saali peal. Jah, väikse mahemärkusega, et väga hea, et see Gotlandi näide tuli sinna, et tõepoolest
seal käib väga palju kruiisi ja muidu turiste küll laevaga, aga mulle tundub, et seal, aga see avatus on olemas jah, absoluutselt ja seal võib-olla pigem ongi just see seltskond, kes naudib seda aega, et sa lähed sinna rahulikult, sa oled seal rahulikult, aga see absoluutselt, täpselt. Et ma tahtsingi öelda, et need ei välista üksteist, et küsimus on ju selles, mis on see kaugem ja põhiline eesmärk ja siis me paneme need asjad sinna selle heaks tööle ja siit tuleb hästi palju selliseid võib-olla nagu numbreid, ratsionaalseid argumente, mingeid filosoofilisi, emotsionaalseid argumente, aga mulle tundub, et äkki saaks need asjad kokku panna nagu õiges järjekorras ja vabandage küll, aga minu ettepanek oleks, et tagasi tulles ikkagi las rahvas otsustab, mida tema tahab ja siis ilmuvad kained kaalutlejad, Exceli mehed, kelle ülesanne on see asi nüüd tööle panna, mitte vastupidi. Gotland on muide hea näide sellest, kuidas lennuliiklus nagu muutis saart, see sama väike lennundus, mis seal algul oli aastakümneid tagasi. Siis nüüd käib sealt lennuk, kui ma ei eksi, siis vist 15 või oli see 20 erinevat Euroopa riiki, rääkimata Rootsi enda sisemised lennud ja ei käi mitte väiksed lennukid, vaid suured lennukid. Eks Gotlandil muidugi on sillaga natuke raskem, ta on mandrist veidikene kaugemal nii-öelda juba ehitusinseneri poole pealt vaadates on see veidike suurem väljakutse, aga alles mõni kuu tagasi avati Hiinas sild, mis on 180 kilomeetrit pikk, eks, et tegelikult ei ole miskit tänapäeval enam meil võimatut. Ja ometi ma olen imestunud, kui väheks hakkab jääma neid inimesi, kes naudivadki teadmist, et sellest lennuväljalt lahkub ainult üks lend, saarelt läheb ainult üks rahvusvaheline bussiliin Tallinna ja täna hommikul, kui ma lendasin siia, siis ma tulin sel ajal, kui sina vist Margus lennukiga tulid, nii et ta sõitis mul ilusti eest mööda ja kui ma lennujuhiga pärast rääkisin, siis ta ütles, et pärast läheb tagasi ka ja see ongi kogu mu tööpäev, kui sinusugused hullud siia ära ainult ei eksi, eks. Hea küll, avatus on täiesti selge pealkiri, mis siit välja on koorunud. Sul on tahtmine miskit öelda, ei ole päeva, mil sul ei ole tahtmist midagi, aga tule, palun. Ma kibelen sekkuma, ma lihtsalt muidu ei saa. Ma tahtsin mõnele inimesele oponeeridele, mõnele inimese mõtet arendada. Et kaks aspekti. Esiteks, mis puudutab Gotlandit, et siis räägime Hiiumaa võimalustest antud juhul ja Gotlandi kontekstis. Gotlandile läheb laev Nüünasamni sadamast 3,5 tundi. Gotlandil käib aastas 1 miljon turisti. Üle 90% nendest turistidest on kohalikud turistid. Gotlandlased ütlevad, meie hooaeg kestab 2 kuud. Me teeme kõik selleks, et teenida 2 kuuga aastapalk. Seal oli lambakasvataja, kes ütles, näed, ma ajatan lambaste poegimise selleks, et minu tütre restoran saaks toodangut ette, toidame kõik ära, teenime raha ja elame nagu miskad. 100%. Nii see ongi. Ja ma ei näe mitte, et rääkida sellest, et sild toob meil õndsuse, ei too. Exceli mehele ka väike nüanss. Tegin, kui Raivo Hein tuli mõnda aega tagasi juba välja silla ideega, algselt siis läbi Saaremaalt Hiiumaale ja siis kõik oleks õnnelikud. Minu Excel ütleb seda, et silla puhul on distants, ma võtsin siis Tallinna kesklinnast Kärdlasse, distants on 270 kilomeetrit. Ajakulu on 3 tundi 20 minutit. Rahakulu koos silla maksuga 18 eurot, nagu sa ütlesid, on 48 eurot ühe inimese kohta. Praami puhul Tallinna kesklinnast Kärdlasse on kogupikkus 152 kilomeetrit, ajakulu täpselt sama 3 tundi 20 minutit, rahakulu umbes 20 eurot. Nii et kui me räägime Excelist, siis täpselt nii see on. Võtsin kütuse kuluks vist päris uhkelt 8 liitrit 100. Aivar, on sul mingisugune aimdus, kui paljud hiidlased tahavad seda silda anno Domini 2018? Mina oleks väga rõõmus, kui Saaremaale tuleks sild. Sellepärast, et siis saab Hiiumaa suurimaks saareks. Ja küll me neid oma külalisi suudaks ahvatleda just selle aspektiga, et me oleme ainus Eesti suur saar.
aga Raivo, ehita rahulikult see sillakene sinna Saaremaale ära ja hiidlased on sellega päris rahul. Jaa, aga see ju mõte ongi, eks, et selge pilt, et Mandri ja Hiiumaa vahel silda ei tule, et millest me räägime. Ma räägin ka Saaremaa ja Hiiumaa vahele. Pragmaatikud ja kui see Saaremaa on isegi Hiiumaaga ühendatud selle väikse jupi kaudu seal Emmaste poole peal, siis hiidlased võivad täitsa vabalt praamiga edasi sõita, keegi ei sunni neid sealt liikuma. Mitte tõesti keegi ei tule teid kiskuma siit praamisavast ära, et minge silla peale, saate kiiremini, saate paremini, sõltumata ilmast, sõltumata Rukki kanalist, vahet ei ole, et tulge alt sinna, eks. Et palun sõitke rahulikult edasi ja see ongi kõigile nendele, kes otsivad seda sama romantikat ja tahavad oma elust aega veeta selle peale ja väga lahe, ma isegi äkki sõidaks mõnikord. Ülo, mis võib juhtuda saarlastega, kui 5 aastat on sild olnud, on nad muutunud? Kui tuleks sild või? Jah, kui tuleks sild. Kas midagi hakkab nende elus muutuma? Esimene on ausalt, et ma ei ole nagu see, et kes kõigile vastu, et nagu tihti tuleb see, et kohe vastu. Minu põhiline oli see, et ma töötan täna Saaremaa piimatööstuses, meil on bränd, see on saareline, puhas loodus, kõik. Minu esimene kartus oli see, et kui tuleb sild, et siis me ei ole nii eraldatud. See oli kõige punkt 1. Peale seda ma hakkasin nagu mõtisklema ja arvutama ja teel siia ma mõtlesin tõsiselt, et siin härra küll rääkis, et see ei ole vajalik nii edasi, aga põhiküsimus vallavalitsuses, kust luua töökohti? Kuhu luua töökohti? Kes toob maksuraha? Vastake palun ka siis sellele küsimusele. Siia saarele ei tule enam selliseid suuri ettevõtteid. No ei tule. See on saar, see on öko, see on turist, kõik sulgud kinni. Ja nüüd on vaja siia turisti saada. Ülo, siin saarel on töökohti isegi, aga töötajaid ei ole kohati. No Eestis on vist 35 000 ukrainlast. Ma ise mõtlesin, et kevadel, kui EKRE tuleb võimule, siis EKRE on öelnud seda, et tema seda poliitikat ei viljele, et kas siis me paneme, Eestis ei ole ühtegi põllumajandusettevõtet, kus ei ole, ma liiandan alla 5 ukrainladega, aga ma kinnitan, et ei ole, kus ei ole ukrainlast seest välja arvatud Hiiumaa. Nii et kui me nagu sinna suunas liigume, siis me peame riigina ka mõtlema sellele, et me peame oma riigi korraldust muutma ja kõike. Ja mõelge ka sellele, et see suvi oli 2 nädalat pluss 30 ja edasi. Ma ei tea, ma ei ole loodusteadlane, mulle tundub, et maailm läheb ka sinna suunas. Me kõik muutume vastavalt sellele. Järgmise märksõna vesi. Mõelgem, rääkime rohkem veest. Need on väga pika vinnaga küsimus, et täna veel ei ole see asi nüüd, mille pärast me kohe läheme siin kõik silda, aga kui ma küsin, Raivo, sinu käest, kuidas sulle meeldiks pilt, kellel sul Hiiumaaga liiga palju pistmist ei ole, et siin näiteks töötaks ühes väga edukas vabrikus 2000 ukrainlast? Ma saan aru, et sa provotseerid jällegi ja lõpuks ongi niimoodi, et need 2000 ukrainlast siin töötavad, kui siin enam kohalikke töötajaid ei ole. Lõpuks see täpselt nii on, aga see on ka selline natukene utoopia, sellepärast, et tegelikult meil ei ole neid 2000 ukrainlast kuhugile siia panna selleks, et siin ei ole tootmist. Siin ei olegi tootmist selleks, et siia ei pääse ligi, siin on niivõrd vähe inimesi, keegi investeeri siia. Selleks, et need ukrainlased saada, on vaja tootmine kõigepealt ehitada, eks ole? Täpselt, selleks on vaja inimesi siia saada. Inimesed saavad siia siis, kui nad saavad rahulikult tulla, siis, kui nad soovivad ja minna ära siis, kui nad soovivad. Eks sõltumata sellest, kas on väljas torm või kanal on süvendamata või ei ole. Nii et veel kord, et see ring, kus inimene saab tulla autoga otse Hiiumaale läbi Saaremaa ja läbi Emmaste, siis see oleks riigi poolt vaadates oma nagu kõige vaesemale vallale, ütleme niipidi, üks kõige elementaarsem asi, mida ta võiks teha, et inimesed tõesti ära siit ei läheks lõpuks. Midagi ei ole teha, kõht läheb tühjaks. Margus, turismimaks, mis sellest arvate? Aitaks? Ma ei ole selline maksuekspert, ma tean, et Leedus on sellele Kurasäärele maks. Seal on siis praamisõit hästi lühike ja seal tuleb visata kopikas kõigil, kes ei ela seal Kurasäärel, seal on paar linna, Niida on nendest kõige tuntum, aga ma olen aru saanud, et see on väga hea regulaator, et igaüks sinna nagu päris ei lähe, see maks ei ole ka päris nagu niisama, et tasuks ilmselt uurida, kuidas see töötab, et mina ei tea seda. Minu meelest on Eestis nii vähe inimesi ja Hiiumaa on nii suur, et see lihtsalt esimene nagu impulsiivne vastus on, et see oleks nagu väga jabur. Aga miks me räägime ainult eestlastest? Me räägime ju tegelikult palju kruiisituriste meile jätsid juba raha maha, eks või kui palju neid inimesi on? Jah, kruiisiturist on keeruline segment, sest kruiisiturist tuleb 3 tunniks Tallinnasse, tal on täpselt ette antud
ja Hea küll, ärme takerdu sinna, jah. ärme sinna nagu jää, aga tõsi, et Eestis käib ju väga palju Soome turiste ja nii edasi ja nii edasi. Et ma jälle tulen oma märksõna juurde, ma arvan, et tajutavalt on Lääne-Eesti saared suletud, kinnised, tajutavalt on Hiiumaa väga probleemne koht, kuhu tulla, mandrilt oma sõprade kaudu, kes on oma selle tajutavuse saanud negatiivsetest pealkirjadest, sest praamid ei käi, Rukkisadama kanalis kasvas mingi rohi, Ruhnu praam ei käi, mandrilt ei paista Hiiumaana. Mandrilt paistab Hiiumaa ühe saarena, sageli aetakse Hiiumaa ja Saaremaa sassi, sageli minu väga head sõbrad küsivad, kuidas sul Saaremaa läheb. Sageli aetakse Ruhnu praami probleemid teiste saarte probleemidega ja nii edasi ja nii edasi. Ehk ma tahan öelda seda, et mandrilt nii kohalike meie eestlastele kui ka turistidele ei paista see väga lihtne siia tulek. Aga miks peab olema lihtne? Viimasel ajal ju räägitakse kogu maailmas, et turistidele järjest rohkem meeldivad need kohad, kuhu tahaks sattuda niimoodi, et nagu igaüks sinna nüüd ka ei lähe. Me räägime nagu väga hea küsimus, Märt, et väga vastuolulised ülesanded meil, et me tahaksime nagu paremini elada, võib-olla natuke rohkem teenida, võib-olla mõnikord ka mugavamalt, aga tegelikult me tahaksime rajada mõne ettevõtte siia, me tahaksime mõned töötajad. Ma arvan, et see peab olema lihtne. Kui see lihtne ei ole, siis ta on keeruline. Lihtne on skaala ühes otsas, keeruline on teisel pool. Mis on need keerulised asjad, mida sa elus teha tahaksid, kuhu sa tahaksid minna? Ma olen võtnud ühe keerulise saare jalgsi ette, see oli Müstiiki saar Kariibi merel, mis on erasaar ja seal elavad siis sellised, resideeruvad mingi osa oma elust, minu teada Briti kuningakoda, Mick Jagger, Paul McCartney ja väga paljud teised popkuulsused. Ja see on natuke väiksem saar Hiiumaast. Silda on seal või? Ei ole silda. Aga nad on teinud teadliku strateegilise valik, õigemini see saare omanikud, et meie saar on hea saar ja siia pääseda on keeruline ja mitte igal ühele lubatud, see on privileeg. Ma julgen arvata, et meil eestlastena ei ole võimalik seda privileegi turunduslikult väga välja mängida. Ma olen väga palju oma elus ja karjäärist töötanud brändidega ja proovinud luua tooteid ja brände, mis paistaksid välja privilegeerituna, mis on kallimad ja raskemini kättesaadavad. Ja seal on oma väike segment, aga meie oleme nii pagana väike riik, et meie segment, kes seda teenust oskab hinnata, on väga väike. Võtame selle sama Rootsi ja Gotlandi. Gotland on, Aivar, aitäh sulle nende faktidest, kus oled. Mina Gotlandil tegelikult käinud ei ole, aga lugenud olen ja proovin nagu mõistata seda edu. Tõenäoliselt sinna ka ei ole väga lihtne saada. Ma arvan, et Hiiumaale võib-olla on lihtsam isegi saada äkki. Aga Rootsi on 10 miljoni elanikuga riik, kellest ülemine rasvane 5% on väga rikkad ja kes saavad iga kell lubada endale mis tahes liiklusvahendit või mis tahes aega minna oma Gotlandile siseturistina. Ja nendel on võimalus ka Gotlandil turundada ennast mõnes mõttes privilegeerituna. Et ma julgen arvata, et me täna lihtsalt peame natuke kasvama, natuke arenema, tasakaalustatult võib-olla sellised väga suured tehased ja 300 000 turismiarvud võib-olla natuke kättesaadavad, aga me peaks mõtlema sinna suunas, et kõigepealt kasvama selleks, arenema selleks, et natuke targem olla, enesekindlam ja julgem olla, et siis katsetada neid privilegeerituse asju. Selle kasvamise käigus me ei kaota ära midagi, mida siia tulevikus tuldaks otsima. See on oht ja see on tark küsimus või oluline moment, et ka sellist, tasakaalu küsimus on nagu elus ikka alati, et me ju ei liigu täis kiirusel siit üle ja mustmaa jääb järgi. Ma näen seal ühte kätt, et ma meelega Andrele ka pakuksin sõna. Nii, andke teised ka käega märku. Aitäh. Mina pean Kärdlas sellist suvepaari ja ma kuulen, kõrtsmik ikka kuulen, mida inimesed räägivad. Ja näiteks see sama, et me peame kasvama, arenema, et siit on väga hea just jätkata. Et kes siis seda kasvu ja arengut teevad, et meil saarel enam ei ole inimesi. Ma kuulen, istuvad noored Kärdlast või saare pealt, Hiiumaalt siis, ja arutavad sellest, et räägivad, et kõva häälega, et ma kuulen. Ei tea, kas see baar järgmine aasta ka lahti on, eks ole. Jube mõnus on siin olla, aga et siis jälle räägivad, üks ütleb, et ei, ma lähen ikka sügisest, ma lähen tööle sinna, et mul on see töökoht ja siis teine läheb õppima ja nad lähevad ära. Et see kasv, siis saari jääb vanemaks, et ilmselt võib-olla keegi oskab öelda, kui palju on saare keskmine vanus. Aga need vanemad, kui saar vananeb, siis kahjuks on niimoodi, et need vanemad inimesed enam ei ole nii
innovatiivsed ja need lennukad mõtted ehk ei tule niiviisi nii kergelt kui nendel noortel. Et hoiaks need noored kinni ja siis hakkavad need muud asjad ka tööle. Mis on mõtteid, kuidas seda teha? Sild. See ligipääs ei ole ilmselt selle kohaliku inimese jaoks, kes ära läheb, ei ole number 1 teema. Tema jaoks on see, et tal ei ole töökohta ei ole ja sealt kõik saabki alguse. Raha pole. Töökohta ei ole muide selleks, et ei ole ettevõtjaid, kes neid töökohti looks ja pole ettevõtjaid sellepärast, et siia on väga keeruline luua midagi. Täpselt nagu sa ütlesid, keeruline, lihtne. Mis on inimloomuses? Inimloomuses on proovida hoida oma energia kulutamist niivõrd väikeses hulgas kui võimalik ja saavutada läbi selle maksimaalse tulemuse. Nii et me ei saa kuidagi moodi sellest kangireeglist lõpust üle ja üks märkus veel nende kruiisituristide kohta, et Saaremaal on väga hea näide, kuidas minu lähedale Mustjalga ehitati ilus süvasadam, 50 milli pandi betooni. Eks ja Las ma arva, mis sealt tuleb. Nii nagu ma lendan sealt üle või autoga sõidan sealt mööda, siis mis te arvate, mitut kruiisilaeva ma olen näinud seal sellel aastal? Möödunud suvel oli 3 vist neid kokku või? Sellel aastal ma olen näinud 1, aga kuuldavasti pidi neid kokku tulema kas tõesti ainult 2 või 3. Ja nüüd, kui ma räägin kohalike elanikega, kes on ettevõtjad inimesed, siis nad ütlevad, et andke meile see kruiisiturist ette. Andke meile ette, me võtame nad kohe vastu, me teeme neile külapeosi ja anname neile saared toitu. Näitame neid lambaid, kes meil on aia taga, eks me teeme kõik, mida nad seal New Yorgis näinud ei ole, eks. Aga keda ei ole, on kruiisiturist. Aga miks kruiisiturist ei tule sinna, miks see laev ei tule? Sellepärast, et see laev ei saa sealt nii-öelda edasi ka mandrile minna, kui oleks vaja pikemaid reise teha. See on ainult üks selline tillukene, väikene kohakene ja tühja lähme parem Tallinnasse. Loomulikult nad lähevad Tallinnasse. Huvitav, et härrased ettevõtjad ei ole kordki rääkinud sellest, et ise ettevõtlusega nagu tegelema hakata, et milles asi on? Ka Hiiumaa näeb vaeva siin, mitte üldse vähe. Siin on ainult üks gümnaasium, 1/11 lend, kes istus siin ka minu kaasosalise millalgi koos ja see silmade põlema paneku katse oli päris niisugune veenev ja põnev, et miks me räägime jälle nii halevast toones nendest pagana töökohtadest, mida kuskil ei ole? See ei ole Hiiumaa küsimus, see on Eesti küsimus. See on Eesti küsimus muidugi. Et siin hiidlased, ärge mõelge, et te olete kuskil nagu milleski maha jäänud, et see on Eesti küsimus, see on kommunikatsiooni küsimus, see on uued meediavahendid, seesama, mis ma ütlesin, et kogukond on üks, aga tegelikult see liigitub vastavalt põlvkondade erinevateks kogukondadeks. Ja me rääksime mahedast, lähme edasi, räägime veganlusest. Mis asi on üldse veganlust? Siin on ka vanemaid inimesi, et hakkame taimetoitu, te naerate selle välja. Samamoodi kui pudeli vesipoodi tuli, et milleks peab seda pudeli vett poest ostma. Aga meie ei tee neid trende, need tulevad kuskilt sealt mujalt ja me peame täna vaatama, mis seal üle ookeani tekkimas on ja teadma, et see tuleb kohe õige pea siia. See ei sega ju ettevõtlusega tegemist. Ettevõtlusega segamist, ta ei sega, ta vastupidi, panebki mõtlema, et milline see õige ettevõtlus ja suund on. Et meie siin ei loo mitte midagi, et me ei loo siin piimahinda, me ei loo siin väljamüügihindasid, see kõik tuleb kuskilt mujalt, me peame aru saama, me oleme suure maailma osa, väiksem Euroopa osa. Aga me teeme triibu vineeri siin. Vaata, ma elan veel seal, kus ma elan Mustjalas, siis seal kõrval on ilus koht, Pidula mõis on see koht ja seal on kalakasvatus kõrval veel ja see mõisaomanik soomlane, kes meil seal 15 aastat seda lükkas läbi häda ja õnnetuse, lõpuks läks pankrotti eelmine või üle-eelmine aasta ja mis see üks põhjus oli, kui jätta kõrvale, et ta ei olnud väga ettevõtja tüüp või äriinimese tüüp, siis teine põhjus oli see, et inimesed lihtsalt ei jõudnud või siis seesama 1 kuu suvel. Need vähesed, kes sinna tulid sööma tema juurde või ööbima, need ei toitnud teda nii ära, et ta jõuaks terve aasta seda ülal pidada nii ennast kui ka mõisa ja veel seda ehitada ja rekonstrueerida. Ja täpselt samamoodi on siin Hiiumaa veelgi viletsamas olukorras, eks selles mõttes. Inimesed ei jõua ju sinna taha Kalana sadamasse. Ja olemegi juba nende kõige globaalsemate küsimuste juures siin samas Hiiumaal ja rea veel. Nii. Ma tahtsin öelda, et see härrasmees tumesinises minu arust tõi selle kõige tähtsama küsimuse lauda, et mis saab noortest ja millal nad tagasi tulevad ja nii edasi. Tegelikult elu jätkub siis, kui lapsed seda edasi veavad, mitte siis, kui me toodame neid hamburgereid, mida Ameerikas või teises maailmaotsas kõik õudselt palju süüa tahavad. Ja ma arvan, et Hiiumaa ei ole 500 eurone, kes peaks igale ühele meeldima. Ma arvan, et Hiiumaa väärtus saabki olla unikaalsus, teistsuguses oma näolisus. Ja
ma olen ise õpetaja, nii tudengid kui gümnaasiumiõpilased ja mina ütlen küll seda, et mina näen väga palju noori neid, kes tormavad küll kohe välisülikoolidesse näiteks õppima peale kooli lõppu, aga kellel on väga tugev motivatsioon tulla tagasi ja loomulikult nad küsivad, et ma tahaks hirmsasti tulla tegelikult kodukanti tagasi oma peret looma, oma neid teadmisi ja oskusi rakendama. Aga tõesti, see töökoht on ju kohe see küsimus. Ja tegelikult võib-olla peaks nagu arutama natukene seda teist poolt ka, et milline see elukeskkond on, mida me tahame, mida me väärtustame. Noored emad on minu arust üks kõige keskkonna ja terviseteadlikum grupp Eestis üldse, kes valivad oma elukohta ja ka töökohta selle järgi, kui turvaline see nende lastele on. Et kas tõesti siis üks väike saar nagu Hiiumaa ei mahu maailmakaardile just selliste omaduste poolest, kui me läheme nüüd tagasi selle Mahesaare juurde. Et ärme unustame selle kõige selle toreda majanduse ja tootmise jutu juures ka seda ära, et inimese roll maailmas ei ole olla üks mutrikene tööturul ja kasvada ainult selleks, et täita mingisuguse majanduskasvu mingit protsenti, vaid meil on ikka väga võimas ja suur ja ülev missioon millegis muus ka. Nii et need ühendused ei olegi ilmtingimata üldse see kõige privaalsem probleem. Ma imestan seda, et me oleme siin Hiiumaal, minu arust see on niivõrd unikaalne koht, siin on kõik puhas õhk, ilus, mõnus loodus, meri. Kõik see sama on ju siin olemas. Eestis ei ole maakonda, mis sama laulu ei laula. Meil ei ole tööd, sellepärast see noor ema ei tulegi siia, ta tuleks küll sellega, aga tal ei ole tööd. Oi, noored inimesed nii haruldased, nemad saab mikrofoni kohe. Täiesti. Siin ongi, keegi ütles sellest kogukonna jagas nagu 3 osaks, et seda minu põlvkonda siin nagu ma ei näegi. Ja siis ma mõtlesin, ma tõusen püsti ja ütlen, et mina olen siin ja mina olen noor ema. Ja tulingi Pärnust muide, kus oli Weekendi festival. Ja on muide praegult täna. Ja siis alati, kui see toimus, siis ma põgenesin sealt ära. Ja pärast oli lagastatud ja oli rõve Pärnus olla. Mina Pärnu kodanikuna. Ja siis ma tulin Hiiumaale. Just see inimene, kes otsib Hiiumaal turvalist keskkonda lapse kasvatamiseks. Ja ma arvan, et minusuguseid on, ma tean, et siukseid on. Ja ma olen rääkinud ka inimestega, kõik otsivad. Ja see minu põlvkond ja järgnevad põlvkonnad. Me ei otsi ka tõesti seda tehase tööd. Tootmine on minu arust eelmise sajandi idee, et uued põlvkonnad, nad otsivad endale ise tööd, ma mõtlen midagi välja, nad on loovad. Aga riik, kuhu te riigi jätate? Riik on Tallinnas. See oli tegelikult väga hea lause. Ja te võite seda ise oma, muide tubli tüdruk, aplaus ja täiesti 2 käega toetan, et selliseid inimesi leidub. Aga jällegi olles nagu elades iga päev, siis õhtul tahaks süüa ja küllap sa suudad selle söögi omale siit põllu pealt ka kokku, ise tootes seda muide ja ise tehes seda tööd, mis sa tahad. Eks? Ja kui sul on sellele ka turgu, et jätkuks nagu edasi müügiks ja oma lastele ka tulevikus selle sissetuleku eest haridus pakkuda ja nii edasi, siis see on ainult okei ja väga, väga positiivne. Nii et hea näide, et asjad niimoodi võivad töötada, aga kahjuks nagu me näeme, siis on ainult üks inimene siin, eks nagu oli ainult 3 sillasoovi, et on meil ainult üks noor inimene siin. Eks? Noor ema, ma mõtlen selles mõttes, noor pere inimene. Äkki lihtsalt üks julge. Aga paita tähele, neid otsijaid on palju, käis sellest jutust läbi, kes otsivad, kes tahaks leida sellist kohta. Ja lõpuks on seda kombinaati vaja ikkagi ülol, eks ju, et tal oleks need orjad, kes talle selle palga teenivad välja, eks ole. Et võib-olla tõesti ongi selle uue inimese mõttemaailmas, ei maksa südamesse võtta seda, uue inimese mõttemaailmas on midagi muud, ta tegelikult ei taha. Ta ei taha seda, eriti veel kui ta Hiiumaale tuleb, siis ta ilmselt ei mõtle välja, et ta läheb sinna Nursti nüüd tööle, eks ole, ja paneb seal hommikust õhtuni ja kui vahepeal tööd ei ole, siis läheb käina Konsumisse tööle. Et see ei ole nagu tema unistus. Ja nad otsustavad hommikul ise, kas nad lähevad tööle ja kui nad lähevad, siis nad otsustavad, mis kell nad lähevad. Ja nii on. Tegelikult ma tahaks, see mõte, mis ütlesid, on väga hea, mida minu arust nagu maailmas järjest rohkem räägitakse, on üleüldse, mis on töö väärt ja mis on töö iseloom, et selline konveierlik töö, mis kunagi mitmeid 100 aastaid tagasi leiutati, on mõnes mõttes ikkagi oma aega ära elamas. Et tegelikult väärikas töö igale inimesele on minu arust see tuleviku loosung, mis mitte ainult Hiiumaale, vaid igale poole peaks
peaks minema, et isegi kui sa oled seal tõesti, nagu sa ütled, konsumis tööl, siis see töö oma olemuselt peab olema korraldatud nii, et sa saad teha seda väärikalt ja elamist võimaldaval moel ka. Ehk nad seal uues poes mõtled ka sellele, kas teie leidsite töö või leidsite ise selle endale, tegite endale selle töö, et siin juba elate? Jah? Mis töö see on? Tunneks kohe huvi. Ma olen vabakutseline kunstnik. Ja mitte ainult nagu kunstitöö ei ole, vaid see ka, siin olid need IT-firmad, kes saavad ka teha kodutööd. Ja ma arvan, et uued majandusharudest ongi ikkagi teadmistepõhised. Ja just see kodutöö ja selline, see liigub hoopis teise nagu füüsilisest maailmast sinna virtuaalsesse maailma, kus nagu toimub see nii-öelda tootmine ja teenimine, et see vaata, kui tore me jõudsimegi tegelikult nende kõige olulisemate küsimuste. Ma pean lihtsalt nüüd natuke ettevõtjate kaitseks ikkagi ütlema, et kuskilt, ma ei tea, millest on tekkinud arusaam, et ettevõtjad peavad orja või see töö, mis töötajad teevad, mõnikord ka lihttaseme töö on ebaväärikas. Julgen öelda ja kinnitada, et ma olen aastaid juhtinud suuri ettevõtteid ja suuri tehaseid ja need inimesed teevad väärikalt oma tööd ja ma arvan, et see vastandamine siin ei ole aus. Ja kuskilt ka need kõik meie, kes me ei tee seda tööd nii, et me suudame ise ennast ära toita, kuskilt peame ostma seda toitu ja peame ostma seda mõistliku hinnaga või need tooted, mida me iga päev tarbime, nii et see tootmine ja ettevõtlus on üks väärikas asi kokkuvõttes. Ma tahaks sekundeerida, ma olen täiesti nõus, et ega töökohad ja ametid muutuvad ja igasuguseid põnevaid ameteid tekib juurde, aga süüa on vaja toota ja teatud asju on vaja toota, aga väga sageli maanduvad põhiküsimused mitte selle ümber, eks ole, et mida ma teen, vaid küsimus sellest, kuidas ma teen. Ja jällegi, kui me räägime Mahesaarest uuesti, eks ole, et siis võib olla see tootmine ka väiksem, loodussäästvam, inimessäästvam, töökohti loov ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Nii et tegelikult mina näen, et kõik need inimesed, kes me täna siin oleme istunud, et siin on hästi palju selliseid kokkupuutepunkti, kus nagu sellise ühise kompromisspildi saab väga hästi kokku tegelikult. Kõige parem lause, mis siin üldse välja öeldi, oli see, et riik on Tallinnas. Teate, kui siin oli roheliste rattaretk, siis seal oli ka suur arutelu, Prokk oli mõeldud, et arutaks nüüd seda, et kuidas mõjub tuulikute energia Hiiumaale. Ja seal oli üldse ainult, vist ma ei tea, 20 inimest oli võib-olla nii edasi, aga inimeste põhiline seisukoht, kes tulid rattaga sõitma, oli üks, see on hiidlaste probleem. Ja kui hiidlane küsib, et aga kui tuulest ei saa, siis saab kuskil mujalt, siis see on narvakate probleem. Silda ei ole, ma pean praami peale minema. Jaa, siin on teinegi, kes peab praami peale minema. Mina olen ka, aga ma olen natuke nobedama jalaga. Mina ei julge kiirust ületada. Aga ma ütleks vastuvateks sellele, et tegelikult on küsimus selles, et kellele toota. Me võime automatiseerida lõpmatuseni, aga meie turg on väike. Ja see, miks Saaremaa piimatööstus hakkas nagu ökoga 2 aastat tagasi, ma selle arvasin, et siin on toodetud ökopiima juba nagu mitu aastat, aga me ei väärtusta seda. Me peame tooma erisusi. Ökopiim, ökotooted, me teeme nüüd investeeringu, sügisel avame, kõige suurem aastate jooksul, mis olnud, me selle brändi lööme nagu laiemaks. Me saame nagu heas mõttes minna nagu kauplusesse rohkem jalaga ust lahti lööma, et me saame selle turule. Nii et erisus on see. Ma teen selle õige järelduse enam-vähem meie jutust, mis meil ühine on. Erinegem, aga olgem avatud. Erinegem avatult. Näiteks. Sobib nii? Kas sa tahad juba ära lõpetada? Me peame lõpetama. Ma ütlen ainult ühe veel viimase endapoolse juhtmõtte, et mida nagu, mis mulle hingele jäi või mida ma tahaks nagu üle korrata, et sa küsisid ennem, kas me töötame siin ja toimetame ka saarte peal ise ettevõtlusega. Jah, me teeme seda, muuhulgas, kui me oleme hiljuti teinud Hiiumaa köökpagari uued logod ja pakendid ja teeme igasuguseid muid asju, aga mitte ainult ettevõtlusega, vaid et ma arvan, et see, mida kõik siin viibijad võiks endaga täna siit sellest vestlusest kaasa võtta, on see, et me igaüks saame täna ja praegu teha midagi selleks, et see saar oleks avatum. Ma kordan seda sõna, mis iganes laias mõttes. Me saame teha iga päev kõik saart natuke paremaks. Me saame teha talguid, nagu me Piretiga oleme teinud 6 aastat järjest. Hiiumaa suurimad talgud, ma arvan, iga kord peaaegu 100 inimest, eks ole, mõnikord rohkem, mõnikord vähem. Me saame ehitada brände, me saame ehitada sadamaid, me ehitasime sadama, me saame teha kihvte rahvaettevõtmisi ja läbi selle muutuda õppida üksteist paremini tundma, muuta sellisest kinnisemast inimesest persoonina avatumaks, aga ka saarena avatumaks, näidata oma saart, tutvustada, mida me teeme, seda tasakaalustatud, viisakal, toredal moel. Nii
et võtkem see mõte endaga kaasa, oli minu sõnum. aitäh, täname neid ärasid ja loomulikult ka täname Read, kes juba vist kuskil suunas liigub. Aitäh sulle, Margus! Aitäh, suur tänu, suur tänu! Nädal aega tagasi olin ühes toredas seltskonnas, kus räägiti Rail Balticast ja mindi väga-väga tuliseks sel teemal ja siis ohkas üks inimene, kes seal oli lõpuks. Kurat, aga ma tahangi elada kolkas. Ja ülejäänud mõistsid seda ühe hetkega, et see mõtteviis täna siit liiga palju välja ei tulnud, aga mulle tundub, et neid inimesi ei ole siiski päris üks, kes tahavad ka sellist mõtet mõelda ja sellest ka oma naudingu saada. Nii et mõtleme edasi. Aitäh teile kõigile ja ilusat õhtu nautimist!